võib-olla, et on mingeid küsimusi, vastuseid või midagi sellist ka. Vastab tõele. Ma võin pikemalt rääkida, aga ei ole veel mõtet, sest teema on nii suur, et juttu jätkub kauemaks. Ma lähtuksin tänasel õhtul sellest, et see, mida me eesti keeles nimetame käskudeks, on tegelikult head elujuhised. See on tegelikult niisugune nagu Jumala turvavõrk, mis on, kui lapsed ronivad, siis pannakse turvavõrk, pannakse all. Või kui keegi läheb ohtlikule matkale, siis tal on köis küljes. See on tegelikult mõeldud selleks, et me ei kukuks, et me liiga ei teeks endale ega teistele ja ka mitte oma Jumala suhet ei kompromiteeriks. Ma lähtun siin, kes lähemalt vaatab neid käskusid, siis erinevates kristlikes traditsioonis on väike erinevus. Luterlikus 10 käsu traditsioonis ei pöörata nii suurt tähelepanu sellele, et ära tee mingisugust kuju sellest, mis on maa all ja maa peal ja täis. Aga ortodoksi traditsioonis on see eraldi käsuna kirjas, kolmas käsk. Ja selles ortodoksi ja ka amerikani traditsioonis võetakse 2 viimast kokku. Ära hirmustama ligimese naist, ära hirmustama ligimese vara, hoonet, mis iganes seal siis veel ka on. Oi, ma saan juba 3, väga tore, aitäh. Suur tänu. Ja mina lähtun nüüd sellest ortodoksi anglikaani traditsiooni jaotusest 10 käsu kohta. Et ma võtan 2 viimast ma võtan kokku, see on kadestamise ja himustamise teema, ära tee seda, ja alustan sellega, mis räägib austama isa ja ema. Ja võib-olla, et võikski minna siin niiviisi rahulikult samm-sammult. Peresuhted, laste ja vanemate suhted, siis elu hoidmine, ära tapa, ligimise vara hoidmine, abielu kaitse, õhutus aususele, sest valetunnistus kahjustab ligimest, ja viimaks piirid ka himustamisele ja kadestamisele. Ma puudutan neid kõiki ja võib-olla tekib küsimusi. Ega see ei tähenda, et ma kõigile oskan vastata, aga võib-olla, et selles ühises koos mõtlemises tuleb midagi rohkem välja. Austa oma isa ja ema, et su käsi hästi käiks ja sa kaua elaksid maa peal. Väga oluline inimsuhteid reguleeriv valdkond, sellepärast me kasvame peres, sünnime perre ja meie suhted meie vanematega on tegelikult meie elu kujundavad. Meie probleem on see, et laste ja vanemate suhted ei ole kunagi ideaalsed. Mitte üheski peres, ma julgen öelda. Nii head, kui vanemad ka ei oleks ja nii tublid lapsed, kui ka ei oleks. Need ei ole kunagi ideaalsed. Vanemad teavad, ma olen ise isa 3 poisile ja isana ma tean, et ma olen kasvatamisel teinud vigasid. Küsimus on lihtsalt selles, missugused vead need on. Ja lapsed hiljemalt teismelise eas saavad aru, vahel koos pettumusega, et nende vanemad on ekslikud. Lähevad närvid, teevad liiga, aga on ka palju hullemaid asju. Ja ometi on piiblis niisugune käsk, mis ütleb, et austa oma isa ja ema. Vaadake, kui huvitav, siin muidugi on väga hea, kui me armastame oma isa ja ema. Aga see, mida Vana Testament ütleb, ta ei ütle, et sa pead armastama, sest käsu peale ei saa armastada. Väga tore, kui sa oled Kristuse järgi ja kui Kristuse armastus sind täidab ja sa armastad oma isa ja ema ja sa väljendad seda. Aga selles mõttes piibliraamat on väga realistlik. Ta ütleb, et kõigepealt austa. Kristus annab võime ja väega armastada, aga see miinimum, mida 10 käsku ütleb, on austa. Pea lugu, hooli ja ka toeta, sest ühel hetkel kaalukausid muutuvad. Sina oled tugevam kui su isa ja ema.
võib-olla tervise mõttes, elujõu mõttes, võib-olla ka majanduslikus mõttes oled sa ühel päeval tugevam. Austa ikkagi. Ära tõrju kõrvale. Küsi, mida mina saaksin teha selleks, et oma isa ja ema vastu lugupidamist avaldada. Võib-olla see tähendab seda, et ma kuulan neid ära. Ma neid jutte juba nii palju kuulnud, mis nad räägivad. Juba jälle hakkab peale. Mul üks tore inimene ütles, et tead, mu isa tripsutab kogu aeg. Aga ma ei taha taga tülli minna, et no hea küll, las ta siis tripsutab. aga ma tahaks, et meil oleks niisugune suhe, kus me saame nagu tegelikest asjadest rääkida. Mitte, et ma õigeks seda pean, eks ole, see inimene ei pea seda õigeks. Ta on kristlane, aga siiski. Muidugi on olemas ka niisugust üleseotust ja lapsed ei pea tegema kõike nii, nagu nende vanemad tahavad. Ma tean oma pastori kogemusest ühte noormeest, kes ei suutnud abielluda, sellepärast, et ema oli nii tugev. Ema nõudis, et poiss helistab talle ja kus sa käisid ja kellega sa olid ja ta ei suutnudki ühegi naisega niisugust suhet üldse luua, sellepärast ta oli üle seotud oma emaga. Aga õnneks ta on abielus täna, väga õnnelikus abielus veel peale selle. Siiski ei tähenda see, et me kõike peame täpselt samamoodi tegema, nagu ema ja isa arvavad või vanaisa vanema. Aga austamine tähendab, et me suhtume lugupidavalt ka siis, kui me jääme teisele arvamusele. Vanemate austamisel on väga suur jõud. Mul on üks väga tore sõber, tema nimi on Mohammed ja ta ei ole kristlane. Ja ta on kolinud Tartusse mõni aeg tagasi koos oma abikaasa ja 2 lapsega. Ja ta tuleb teisest kultuurist ja teisest religioonist ka. Ja ta rääkis mulle, kuidas ta suitsetamise maha jättis. Vaadake, see on nüüd see Lähis-Ida kultuur, kus vanemad on väga olulised. Meie tuleme siit lääne kultuurist ja me oleme individualistid ja kõik mina olen ja ma pean teostama ennast. Seal on pere tohutult tähtis. Ja ta ütles, et ta suitsetas väga palju ja siis naine oli talle ka öelnud, et kuule, et jäta järgi ja ta naisele laadus, jah, ma jätan ja 2 tundi see sõna kehtis ja siis tõmbas jälle edasi. Ja siis ta ütles, et kuidas ta seda maha jättis, ta ütles, et ma mõtlesin oma emale. Ma mõtlesin, et ma olen siin Euroopas. Ma suudan elada ilma oma ema nägemata kuude kaupa, mitu aastat. See ema, kes mind on kandnud ilmale. Kui ma suudan ilma oma emata elada, seda räägib täiskasvanud mees, kui ma suudan ilma oma emata elada, no siis ma suudan ka suitsetamiseta elada. Sest see on hoopis tähtsam, see inimsuhe. Selle suitsetamisel kõrval pole mitte midagi. Ja ta küsis oma naise käest, et kui palju suitse mul on veel? No sul on seal 6 sigaretti veel. Siis ta ütles, et ma tõmbasin need kõik ära ja sellest peale mitte üks. Ja see tuleb mitte kristlikust taustast, see tuleb sellest Lähis-Ida kultuurist, kus ka Vanatestament on sündinud. Kui palju enam siis kristlased võiksid saada jõudu oma elus nendest suhetest, mis on lähimad suhted ja väljendada seda ka. Aga ma pean natuke hoogu juurde panema. Sa ei tohi tappa. Piibliuurijad ütlevad, et see tekst ütleb sõna-sõnalt, sa ei tohi mõrvata. Me elame niisugusel ajal, kus elu ja surmapiirid ei ole päris selged enam. Need olid selged, aga need ei ole enam nii selged. Timo Veijola, Soome teoloog, on öelnud, et see käsk keelab kohtumõistmise enda kätte võtmise. Ära maksa kätte. Ja eriti selles kultuuris kättemaks võis tähendada ka veritasu. Ära võtta kohtumõistmist enda kätte. Sinu käes ei ole teise inimese elu. Ära mõrva. Siiski on oluline mõista, et Jeesus mäejutluses läheb hoopis sügavamale. Ta räägib inimese elu nõiaringist, sellest, kuidas teisele kurja tegemine, füüsiliselt kurja tegemine, kuni tapmiseni välja, saab alguse vihkamise soojendamisest. Ja vihkamine hakkab hõõguma inimeses ja viib teda kohutavate tegudeni. Lõpeta vihapidamine, ütleb Jeesus. Ja kuidas ma seda lõpetan? Ütleb, mine ja leppi ära. See tekst on seal mäejutluses. Kui sa tuled oma andi altarile tooma, sul tuleb meelde, et kellegi on midagi sinu vastu, siis jäta see and sinna
ja mine kõigepealt lepi ära selle inimesega ja siis tule ja too oma and. See on see viis, kuidas vihapidamise nõiaring saab murtud. Nii et sellest ei sünni kohutavad teod. Muidugi elus on ka see neid olukordi, kus see kõik ei ole nii lihtne. Aga õnneks me elame niisuguses kontekstis, kus siiski me ei pea nagu esitama elu ja surma küsimust. No tuleb ette, elus on igasugused olukordi. Sa oled kuskil Aafrika riigis ja Boko Haram tuleb seda küla ründama siis, ja sa oled kristlane, mida sa teed? Sa võtad Kalašnikovi automaadi ja lähed küla piirile selleks, et oma peret kaitsta või mitte. Ilma asjata Jeesus ei õpeta palvetama meie isa palves, hoia meid kurjast, päästa meid ära kurjast, et me ei peaks niisuguste otsuste ees seisma. Aga muidugi kohutav on see, kui näiteks sõjas ja on neid kristlikke liikumisi, mis ütlevad põhimõtteliselt, et nad on patsifistlikud, et nad ei tegele relvadega. Anabaptistid olid 16. sajandil ja ka hiljem on kuni tänase päevani sellel põhimõttel. Aga mitte kõik kristlikud kirikud ei ole selle seisukohal. Aga muidugi kohutav on see, mis on praeguses sõjapidamises juhtunud, on see, et see hävitamise otsus, päästikule vajutamine ja selle tulemus on teineteisest distantseerunud. Sa näed ainult ekraanil, väike plahvatus käis. Ja üks minu kohutavamaid kogemusi on see, kui nüüd Afganistanist ameeriklased võtavad ka oma väed välja ja nii, kus keegi, kes Nõukogude armees oli Afganistanis, ja ta jutustas sellest, kuidas poisid, noorukid lihtsalt põnevuse pärast tulistasid kohalikke elanikke. Kas saan pihta või ei saa? Need on väga kohutavad asjad. See käsk iseendast siis räägib eelkõige kättemaksust loobumisest, aga tegelikult siin on veel palju rohkem, mille ma olen viidanud. Ära riku abielu. Abielu rikkumine toob kõigepealt eesti keeleruumis meelde meile mingisuguse kõrvale hüppe, armukese pidamise, üle aisa löömise. Tegelikult on selle elujuhise kandepind hoopis laiem. Ära tee seda, mis sinu abielus suhed kahjustab ja rikub. Ära riku oma abielu ära. Abielu on hea, see on Jumala loodud. Paulus noomib Efesuse kristlasi, kes põlgasid abielu ja ütleb, et need on valerääkijad, kes keelavad abiellumast ja käsivad neid hoiduda mingisugustest roogadest veel ja nii edasi ja nii edasi. Ise küsimus on see, et mõne inimese kutsumus on jääda üksikuks. Ja seda on ka kristlikus traditsioonis olnud ja ilmselt on ka tulevikus. Aga see on teine teema. 1. Moosese 2.24. Sellepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nemad on üks liha. See üks liha viitab hingelisele ühtekuuluvusele, aga see viitab väga selgelt ka seksile. Tekst viitab sellele protsessile. Abielu on teekond, mis viib kaks inimest, mehe ja naise teineteise mõistmise, toetamise ja armastuse, suurema armastuse poole. Piltlikult ütleb see tekst, et need kaks on nagu ühte liidetud, nagu kokku liimitud. Ja see, kui sa kaks puud väga tugeva liimiga kokku liimid, siis seda lahti kiskuda ei ole kunagi võimalik selle liimimise koha pealt, vaid see puu süü, vist öeldakse puu kohta. Puukiud tegelikult tulevad mõlemalt poolt kaasa, see rikub seda tervikut ja teeb kohutavaid tagajärgi. Ära varasta. Muidugi on see kirjakoht igasuguste taskuvarguste vastane, aga laiemas mõttes on see kirjakoht ja see üleskutse, see elujuhis ebaõigluse vastu. Ära varasta. Ja õiglase jagamise poolt. Üks tore lugu räägib, juhtus Inglismaal. Ühte
majja, siis kodusse, murdis varasöösel sisse. Ikka tuleb ette, eks ole, murdis lukud lahti ja läks sisse ja pererahvas magas oma magamistubades. Hommikul, kui pererahvas tuli kööki, siis nad leidsid köögilaua pealt 5 inglise naela ja väikese kirja, mis ütles niiviisi, paistab, et teie olete veel suuremas puuduses kui mina. Nii et see on niisugune Robin Hoodilik lugu, või isegi mitte Robin Hoodilik, sellepärast, et ilmselt see varas andis siis, ma ei tea, kas oli varastatud viiekas või ei olnud, aga igatahes ta otsustas seda jagada. Ka ebaõiglaselt madal palk, mis kasutab ära tööotsija abitud seisundit, on varastamine. Selle teksti mõte ei olnud mitte kaitsta rikaste rikkust varguse eest, ära varasta, vaid selle teksti mõte oli kaitsta vaeseid rikaste ülekohtu eest. Mis muidugi ei tähenda kaugeltki seda, et rikkusega käib alati kaasas ebaõiglus. See ei tähenda üldse seda. On väga õiglaseid, väga hoolivaid, väga palju teisi aitavaid rikkaid inimesi. Ja tänu Jumalale, et neid on ja neid on jätkuvalt ka meie hulgas. Aga rikkusega käivad kaasas oma ohud. Ükskõik, kas meil on vähem või rohkem vara, see käsk paneb meid mõtlema, kuidas me oma vara kasutame. Me oleme kristlastena majapidajad, mitte omanikud. Isegi kui sa ütled, mina teenisin selle oma palle higiga, tegin tööd ja mulle maksti minu pangaarvele, siis ometi see tervis, see võime, et sa üldse saad tööd teha, see, et sul on elujõudu, see, et sul on töökoht, on suur Jumala arm. See on tegelikult kingitus, see on antud võimalusena meie kätte. Psalm 37:21 ütleb, õel võtab laenuksega tasu, aga õige on armuline ja annab. Ja veel üks aspekt mõtlemiseks, kas on võimalik, et me varastame Jumalalt? Raisates tema loodut, elades enesekeskselt, olles kitsid ja koonrid, kui on tegemist sellega, et peaksime kogudusele annetama, mul endalgi vähe, hoolimatusega kitsikuses olijate toetamisel. Kasutame osaduskonna toetust, aga ise omalt poolt ei panusta millegagi hästi, võib-olla mitte rahaliselt, aga oma ajaga, oma armastusega, oma hoolimisega, oma toetamisega. Kas ma panustan? Varastamine on ka see, kui me oleme ainult tarbijad. Ära valeta. Ära tunnista vale tunnistust oma ligimise vastu, on see 2. Moosese raamatu tekst. Sõnadel on üldse hästi tohutu suur jõud. Keegi on öelnud, et sina valitsed oma sõnu, aga kui need on välja öeldud, siis valitsevad need sind. Mees, kes valet tunnistab oma ligimise vastu, on otse kui vasar, mõõk ja terav nool, ütleb õpetussõnade tekst. Kuidas me oma sõnu kasutame? Pilaatusega vesteldes jäi Jeesus ühel hetkel vait ega vastanud midagi. Pilaatus imestas selle üle. Kui sul on kahtlus, et võid poolikuid tõdesid levitada, siis parem vaiki. Mõni ütleb, et me elame tõejärgsel ajastul. Ma ei tea, kas me elame tõejärgsel ajastul, aga ma arvan, et me elame küll poolikute tõdede ajastul. Muidugi inimestena ei ole kunagi meil ideaalselt täiuslikku tõde käes, aga me vähemasti peaksime seda tunnistama, et see niiviisi on. Me vähemasti peaksime olema piisavalt alandlikud selle juures. Paulus hoiatab ka tagarääkimise eest. 2. Korintuse 12, ma kardan, et vahest on teie seas riidu, kadedust, raevutsemist, isepäisust, keelepeksu, salanõusid, hooplemist, korralagedust. Mida siis teha selles ajastus, kus me oleme, kus Facebookis tuleb igasugust informatsiooni, lõpuks saad aru, et ei tea, keegi väga enesekindlalt teatab mingisuguseid asju, ta on täpselt kuulnud oma sõbralt, kes talle rääkis ja see kõik on nii. Mida me kristlastena peaksime tegema? Ma ütlen paar asja. Esiteks, arenda tasakaalukat kriitilist mõtlemist, millele püha vaim aitab kaasa. Ja teiseks tea, et iga inimlik kõige paremgi teave on ikkagi lõpuks poolik. Ainult Jumalas on viimne tõde.
ja see muudab meid alandlikuks. Ja veel, miks mitte õppida Sokrateselt? Sokratese kohta öeldakse, kui keegi tuli tema juurde ja ütles, et tead, ma tahan sulle see inimese kohta kohe midagi rääkida. Siis Sokrates ütles talle, oot, kasutame 3 sõela. Esimene sõel on see, kas see tõesti on nii? Oled sa kindel, et sa räägid õiget juttu? Teiseks, kas see, mida sa tahad rääkida, on hea? Ja kolmas sõel on see, kas see, mida sa mulle rääkida tahad, on tegelikult vajalik, mida tuleb rääkida. Ja see sõber ütles, ei, nendes sõelades see minu jutt läbi ei lähe, siis ära parem räägi. Paulus ütleb, et me tõtt taotledes armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea Kristus. Ja lõpuks ära himusta. Või teiste sõnadega ära kadesta. Võiks öelda, et käsulaua viimased nõuanded ütlevad, lõpeta saate naabrist parem nautimine. Eelmised käsud rääkisid rohkem tegudest, aga nüüd räägib isegi see Vanatestamendi tekst motiivist, mõtetest, tunnetest, ajenditest, tahtmistest. Ja ka see valdkond vajab Jumala elujuhiseid. Seadused ei saa reguleerida kadestamist. Seda peab reguleerima meie osadus Jumalaga. Seadused saavad reguleerida seda, kui ma lähen, näppan teise inimese autovõtmed ja sõidan selle uhke mersuga minema. Aga kui ma selle auto juures seisan ja kadestan, ütlen, miks minul niisugust ei ole, ma teen hoopis rohkem tööd, ma olen hoopis tublim. Vaata, siis seadused ei saa mitte midagi selle kohta öelda, aga Jumal saab midagi selle kohta ütelda ja ütleb ka. Himustamine, kadestamine on ise halb. Mitte ainult see tegu, mis sellest võib sündida, see tegu on ka halb, mis sellest võib sündida. Aga himustamine ja kadestamine on ka ise halb, sest see rikub meie suhet Jumalaga ja muudab meid lõpuks sisemiselt õnnetuks ja sööb seest poolt. Kadestamise ja himustamise tulemus on kibedus. Vihapidamise, himustamise ja sellest tulenevate tegude vahel on õhkõrn vahe. Reformeeritud traditsioon on näiteks olnud ka reformatsiooni ajal ka hiljem kriitiline hasartmängude ja loto suhtes. Ma ei tea, kas me ostame lotopileteid vahel või mitte, aga ja ma ei ütle, et mina 100% oleksin nõus selle reformeeritud traditsiooniga, aga seal on oma tõetera sees. Ja miks nad on olnud kriitilised selle suhtes? Nad ütlevad, et see põhineb himustamisel. Ma tahan võimalikult vähe sisse panna ja võimalikult palju välja võtta. Ma tahan võimalikult kerge panustamisega saada võimalikult palju tagasi. Ja reformeeritud traditsioon ütleb, et see on tegelikult ebaõiglane himustamine. Reklaam põhineb ka sellel. Reklaami kogu mõte on selles, et panna meid himustama. Oi, ma ei teadnudki, et mul on niisugust vihmavarju tarvis. Oi, mul ei tulnud üldse pähegi, et ma peaksin niisuguse kontsaga kingadega käima, aga nüüd mulle tundub, et see vist on väga hea mõte. Eks ole, reklaam töötab selle peale, et ta paneb meid himustama. Ja siis on tarvis niisugust rahulikku tasakaalukat järele mõtlemist. Muidugi ühte asja ma tahaks öelda, enne kui ma lõpetan, et on väga hea, kui inimene pürgib kuhugi. Ükskõiksus ja sohval vedelemine. Mina ei taha mitte midagi, mul ei ole midagi, ma ei taha kuhugi midagi. See ei ole mingi piibellik ideaal. See, kui inimene midagi soovib, tahab kuhugi jõuda, tahab midagi ära teha, on suurepärane. Piibel ütleb, et taotlege suuremaid vaimuande. Aga armastus on üle kõige, tegutsege selle nimel, tahtke seda, igatsege seda. Ma ei tea, kas ma võin öelda, himustage seda. Ärge kadestage, et kui kellegi on rohkem, aga teie tahtke seda, püüdke selle poole. Kes igatseb koguduses ülevaataja ametit, see igatseb üllast tööd, ütleb 1. Timotuse kiri, 3. peatükk kohe alguses. Aga halb on enesekeskne, kibe ligimesele kahju tegev himustamine.
et oma soove täita. Himustamise tulemus on sageli kibedus. Himustamine võib tulla isegi meie palvetesse. Me võime palvetada väga enesekeskseid palveid. Peaaegu nii, et minu soovil havi käsul, et kas see ongi kristlik palve. Aga ärme liiga keeruliseks aja, muidu meil läheb tänane õhtu liiga keeruliseks, et jääme nende inimsuhete juurde praegu. Himustamine ei anna kunagi seda, mida lubab. See on nagu narkootikumide kasutamine. Mul on kogu aeg tarvis veel midagi. Ja teine probleem on see, et see himustamise objekt ei ole püsiv, ta haihtub, ta kaob ära. Piibel ütleb, ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. Aitäh teile minuga koos seda kiiret ratsutamise ringi tegemast 2. Moosese raamatu 20. peatükis 10 käsu 2. käsulaua juures.